armas. Ma tahan sulle täna siit Indiast jagada ühe harjutuse. Me oleme parasjagu tegemas oma grupireisi, et tutvustada inimestele just Indiat kui tantra kodumaad. Ja ma arvan, et siit oleks väga õige saata üks selline harjutus ka meile sinna Eestisse. Ja võib-olla siis lähemalt, et miks ma seda harjutust üldse jagan. Tantras võetakse elu täielikult vastu, ehk et tantra ei ole mingi selline süsteem, et sa lähed kuhugile koopasse ära ja elus ei osale, vaid sa pead siis oma eluga hakkama saama. Ehk ta sobib väga hästi täitsa meile nii-öelda igapäevaseks kasutamiseks, tantristlik süsteem. Ja igast harjutusest võib tegelikult teha oma tantristliku praktika, et võib-olla tantrat ongi nähtud liiga palju sellise, võib-olla liiga palju seksuaalse teekonnana, aga tegelikult tantra räägib ka ju energiate juhtimisest. Ja mis need siis energiat on, et kui me toome igapäevased näited, siis kui sa koged mingisugust emotsiooni, koged, oled kellegi peale vihane või sa koged, et sa oled ärritunud või näiteks sa koged, et sa oled täiesti laiali, siis see ka näitab seda, et midagi sinu energiatega on natuke paigast ära. Ehk siis see, mida me võib-olla nimetame laialiolekuks või tasakaalust väljasolekuks, räägibki tegelikult sinu energiast. Ja tantra eesmärk on ka siis see, et igaüks suudaks oma elu siis muuta selliseks, nagu ta soovib. Ja loomulikult tuleb siia juurde see spirituaalne pürgimus, aga sellesse ma täna täpsemalt ei hakka minema. Et mida siis teha sellistes olukordades, nagu näiteks kui sa koged, et on nii palju tegemisi, nii palju toimetusi, kas on näiteks pühad, on mingi kiirem eluetapp, et sa tekib justkui selline tunne, et sa jääd sellesse rattasse kinni, et isegi nendel hetkedel, kui sa oled valinud näiteks puhkusele tulla või sa oled kodus ja sa justkui võiksid lõõgastuda, võiksid näiteks rõõmu tunda sõprade seltskonnast, siis hoopiski sa oled kuidagi eemal olev, võib-olla oma mõtetega nii hõivatud, et sa ei suuda lõdvestuda ja kogeda rahulolu. Ja selleks ma kutsun sind endaga kaasa tegema ühte praktikat. See praktika võtab aega maksimaalselt 5 minutit, katsume lühemalt hakkama saada, aga see on selline väikene sisemine rännak, mida saab teha täitsa silmad lahti ja sa võid seda teha kas või niimoodi, et jätad klapid pähe ja teed seda täpselt seal, kus sa oled. Sest selle praktika eesmärk ongi leida rõõmu ja rahulolu ükskõik millisest hetkest, ükskõik kus kohas sa oled. Nii et proovime. Aga alustuseks lihtsalt esialgu märka, kuidas sa hingad, et sa ei pea mitte midagi muutma, aga too korraks tähelepanu oma hingamisele. Lihtsalt märka, et sa üleüldse hingad. Ja seejärel vaata ringi, kus sa parasjagu oled. Et sa lihtsalt vaatled ja leia sealt üks asi sellest kohast, kus sa oled, mis sulle kas või natukene meeldib. Et nüüd, kui sa oledki võib-olla mingisuguses kriitilises hetkes, siis tegelikult on alati, see on üks väike asi, mis on selline tundub siuke toetav või meeldiv või näiteks võib olla kas või seinavärv. See võib olla see, et näiteks kui sa tõuas, et ma olen värske õhu käes. See võib olla täiskõhu tunne. See võib olla
näiteks, et su lapsed on su lähedal, sa tead, et sul on lapsed kodus ja see tunne, et su lapsed on su kodus, on ka selline meeldiv kogemus sinu jaoks. Ehk sinu ülesanne on praegult leida sealt kohast, kus sa oled, enda jaoks üks meeldiv koht. See ei pea üldse olema mingi suur asi, sa võid võtta ka täpselt selle sama näite, et mulle meeldib selle toa seinavärv. Ja nüüd ma palun, et sa keskendud täielikult sellele kogemusele, mille sa just enda jaoks üles korjasid meeldivana. Kas või natukene meeldib, et see on ainuke asi, mis on nagu talutav ja pigem nagu pügal positiivne. Ja võid isegi endale sisemisi öelda, et mulle meeldib, näiteks mina näen siin ühte roosat lille, mulle meeldib selle lille roosa värv. Ja seejärel võid kas jätta silmad lahti või kui sul on lihtsam keskenduda, pane silmad kinni ja märka seda kerget heaolu aistingut, mis sinus tekib. See võib olla kas või pisikene tilk sinus, mis loob sellist kerget heaolu. Ja kui sul on see tunne käes, siis märka, kus kohas sinu kehas sellele nii-öelda vastu kajab. Et mõni ütleb, et mul läheb süda soojaks, mõni tunneb, et õlad kuidagi pehmenesid. Lihtsalt märka oma kehas, mis koht sinu kehas selle heaolu tunde peale natuke märku annab. Ja nüüd, kui sa oled selle tundmuse üles leidnud, selle meeldiva aistingu, mida see väline sulle pakub ja keha nagu natukene mängib kaasa. Nüüd hakka tundma, kuidas sa hakkad seda meeldivat aistingut oma kehasse justkui nagu imema. Et sa oled nagu švamm ja sa tõmbad seda meeldivat tunnet ennast justkui täis. Et justkui švamm, mis imab muidu vett, siis sina imed seda meeldivat tunnet iseenda sisse. Sa täidad ennast selle heaolu kogemusega, sellest pisikesest asjast, mida sa just märkasid, mis sulle tegi head tunnet. Teatud koht sinu kehas andis märku ja nüüd su kogu keha hakkab täituma selle tundega. Sa oleksid nagu kann, millesse voolab see spetsiifiline tunne, see heaolu tunne sellest ühest aspektist sinu ümbrusest. Märka, kuidas see heaolu tunne täidab su keha ja kui su keha oleks anum ja sinu vaagna põhi oleks selle anuma põhi, siis märka, kuidas see hakkab siit alt täituma, kuidas su kõhupiirkond täitub ja kuidas ta jääb ilusti siia alles. See heaolu tunne kasvatab ennast ülespoole. Su kõhupiirkond on täitunud. Lihtsalt keskendu veel rohkem sellele asjale, mis sulle nii väga seda heaolu kogemust pakkus. Sa justkui tõmbad seda välist kogemust, mis tekitas heaolu tunnet, tõmbad seda sellest tekkivat rahulolu, tõmbad täis ennast sellest. Ja märka, kuidas see tõuseb juba sinu keskkohani, võib-olla sinul oled juba kaugemale jõudnud. Ja sa tõmbad seda nii kaua, kuni mis siis juhtub, kui kann saab täis, siis ta hakkab üle ajama. Ehk ära lõpeta ennem seda harjutust, kui sa koged, et sa oled täiesti täitunud ja hakkab tekkima see tunne, et ma ajan üle. Küllastumine tekib.
et nüüd minus on nii palju seda heaolutunnet, et ma lihtsalt voolan seda välja või ma tunnen, et enam ei mahu, et nagu see täiskõhutunne, et nii hea on olla, nii hea see söök oli, aga nüüd ma rohkem ei taha. Ehk jõua sellesse kohta, kus sa oled täitunud täielikult heaolutundega. Ja kui sa tunned, et sa pead seda veel sisse tõmbama, siis jätka. Luba endal selle rahulolutunde selline täielik tipp saavutada, et sa tunned seda just nimelt oma keha sees. Mina olengi see külluse karikas, mis tõmbab ennast sellest heaolust täis ja lubab endal kogeda rahulolutunnet. Ja kui sa oled jõudnud selleni, siis küsigi endalt, et kas ma kogen rahulolutunnet. Ja märka, millisesse seisundisse sa jõudsid. Mida see rahulolutunne sinusse lõi? Võib-olla sinust tekkis lõdvestus, võib-olla tekkis rammestus isegi, võib-olla tekkis rõõm. Märka, kuidas sa tunned ennast peale seda. Ja võta see harjutus endaga kaasa, sest tegelikult me oleme iseenda heaolu eest vastutavad. Ja mõnikord meile tundub, et ma ei saa seda heaolu saavutada, sest et, ma ei tea, tööl on halvasti, suhtes on halvasti, raha pole piisavalt, hästi palju tegemisi on, ma pean ennem teistele rõõmu pakkuma. Et see kõik on meie selline natuke meelepete, et meie meel räägib meile kogu aeg, mis on valesti. Aga selle harjutusega ma väga loodan, et sa õpid targalt igat hetke, mis on positiivne, nii-öelda muutma oma sisemiseks rahuloluks. Sisemiseks on energia tegelikult. Ja soovin sulle edu selle harjutuse proovimisega.